eesistuja, head kolleegid. Ma panin siia kirja mõned märksõnad. Siin härra Kukk ütles enne, et võrdles pankasid ja pangatehinguid ja e-hääletamisi. Siis ma tuletan meelde aega, kui inimene võis palka saada nii sularahas kui ka ülekandega ehk pangaautomaadist või siis pangast. See üleminek plastikkaartile käis lihtsalt hästi lihtsalt, et sularahas palka enam lihtsalt ei saanud. Ja oligi kõik. Ma räägin kooliõpetajatest. Ma ei tea, kas mujal valdkondades oli teistmoodi, aga koolides käis niimoodi, et lihtsalt ühel päeval oli kõik plastikkaardi peal, kas sa tahtsid või ei tahtnud, protestiti väga hullusti, aga midagi välja ei tulnud. Ja panin niisugused märksõnad meie e-riigi kohta. E-kool häkitud, korduvalt häkitud. E-identiteet korduvalt häkitud, kriminaalasjad algatatud. Ma tegin avaliku kirja lasteaedniku miinimumpalga kohta ja palusin kirjutada digitaalselt alla. Ma praegu ei halvusta jumala eest lasteaiaõpetajaid, aga tuli kohe kiri vastu, et Anna Märt andeks, et kas me võime saata sulle PDF-failina, et meil on allkirja kirjutamisega raskusi. Tegemist oli minu vanust inimestega, natuke nooremate, natuke vanematega, nendel oli raskusi digiallkirja kirjutamisega. Tähendab, sellist asja, et meil siin kohutav hurraa ja roosa vanna on, see on vale jutt. See on faktiliselt tõestatud. Pangad, turvaline koht. Ei ole ühtegi kvartalit, ei lähe mööda, kui jälle mingisugune pangaserver on kokku jooksnud, sest pangaserverisse on sisse häkitud. See ei ole kellelegi uudis, sellepärast see on kogu aeg päevakorras. Keegi ei pööra selle mitte mingit tähelepanu, pangad on kinni, siis on kinni mingisugune Telia server, siis on mingisugune internet häiritud kogu aeg. Keegi ei pööra selle tähelepanu, see ei ole vajalik, see on köki-möki. Suur võitlus sellega, et meil oleks haiguslood. Suured entusiastid hakkasid kiiresti haiguslugusid panema pilvesse üles, et kuna see on igavene säilitamine, nii hakkasid tekkima ametkonnad, kes tahtis haiguslugudele ligipääsu sinu sensitiivsetele andmetele. Järelikult sa oled paljas nagu porgand. Nii et väga riskantne värk, mille jaoks on tarvis mingisugusel ametkonnal või mingisugusel tegelasel teada näiteks mingisuguse Jüri või Jaani või Juhani haiguslugu või tema elukäiku. Nüüd võtaks edasi. Siin alles hiljuti oli, et ma nüüd ei viska küll kivi härra Ammase kapsaaeda, aga härra Ammase ütles nii, et Bundestagis Saksamaal hääletatakse kaartidega, punase, kollase ja rohelise pappsildiga. Maailma üks vanimaid demokraatikuid ja Saksa täpsus tähendab, minu arust annab otsese vihje sellele, et tähendab kõige täpsem moodus on füüsiliselt näidata oma meelsust, kas jaa, ei või erapooletu ja inimene, mitte masin, loeb seda kokku, et ta jookse kuskile serverisse, kus koos voolukatkestusega või ei tea millega võib asja teistpidi pöörata. Selle kohta on ju see vana lause, et see, mis on inimese loodud, on ka võimalik inimesel tuksi keerata. Et kui inimene on loonud mingisugusele seifile luku, siis kindlasti on olemas mingi inimene, kes selle luku oskab lahti murda. Ja see, kes on loonud programmi, see kindlasti on loonud ka tagaukse sellele programmile. Nii et ärme loodame kogu aeg sellele, et meil on väga korralikud ja seadusekuulekad inimesed. Tähendab, igal inimesel kahjuks on oma hind. Ja nüüd, kui võtta nüüd selline näide, ma pakuksin välja, et proovime, kui hea ja kui turvaline see e-värk on. Kooseluseadus. Palun teeme e-referendumi. Vaatame, kas paberkandjal meelsus. Palun üks minut. 1 minut lisaaega. Kas paberkandjal antud meelsus, mida kõik teavad vahekordi, läheb kokku e-audentsusega. Ja seal saab teada kohe, kas kannatab või kannata. Suur tänu teile. Aitäh!